ma võtsin siis just stange jäänused ära, et igalt poolt päris katki on. Kinnitused on talaküljest lahti murdnud ja siit, kus ta nüüd puruks läks, tegelikkuses ma vaatan, et see ei olegi esimene kord olnud, kui ta siit katki on olnud. Ta on ka kunagi siit katki olnud, tundub. Et järelikult siis ta siit sellepärast ära murdiski, et see oli kõige nõrgem koht. Aga mis seal ikka, puhastame siis selle üleliigse jama siit ära ja siis saab hakata juba parandama. Parandasin siis natuke ära. Nüüd nagu püsib ühes tükis. Panin siis siit neetidega. Need jäävad sügavamale pahtle alla peitu. Siin need ülemised 6 tükki on nagu veits kahtlane. Ma oleks võinud ennem natuke puurida siia alla, et needid madalamale läheks, aga eks see annab ümber veel teha. Siit on juba pahtel peale, peidame ära kõik. Seespoolt võime ka korra vaadata. Sisuliselt plekitükid lõikasin, et see siis hoiab teda koos. Väliselt ongi veel see külg parandada, et siin on see stange kinnitusosa täiesti kadunud, see jäi ilmselt lumehange. Siinpool on juba ise tehtud see alumiiniumist, ehk siis joonistan selle järgi teinekord alumiiniumtahvli peale kuju, lõikan välja ja siis monteerin ta juba siia poole. Et kuna esistange sai ka peksa, tõmbasime ka nipukatega kiirelt kinni, et saaks veel sõitma minna. Kuid nüüd ma võtan ta siiski küljest ära, et kui juba siin stangede parandamiseks läheb, et klaasriiet ja vaiku pean ka veel juurde sättima, et siis on üks tegemine, et siis teeks eest selle ka kohe korda. Lisaks kerele toimetame ka siis siin kapoti all ja muude asjadega, et otsustasin siis rooli või mooni välja vahetada. Tõmbasin süstlaga tühjaks, lasin vana õli siia topsidesse, nagu näha on see siuke paras Coca-Cola, väga vedel, ühesõnaga oma aja ära elanud. Lisaks ma võtan siit eest aku ära ja kõik selle juurde kuuluva. Aku paneme pagasnikusse, et ma näitan seda kohta ka. Nii, nüüd vaatame siis seda, kuhu me aku paneme. Et see läheb siis siia süksusse omaette lahtrisse. Luugi lahti ja siin ta on. Juhtmeid veel ei ole, nende vedamisega ma tegelen. Pluss tuleb siis eest läbi auto vedada meil siit. Nüüd vaatame kuskilt, kus midagi segama ei jää. Aga selles mõttes ma olen selle asukohaga rahul. Et see on täitsa oma ette siin ilusti. Katte ette ja ei saa arugi. Siin on siis mõned jupid meil varutud, mis puruks läksid. Uus udukas. Kurat, see ei ole udukas, see on suunatuli. Siis puudu stangevõre, seda pole algust saati olnud. Ja udukast rääkides on siis see, mis siin järgi oli. Nii palju kui teda oli. Klaas jäi ühte tükki tänu kilele. Ja siis ma ostsin juurde ühe uduka, millel klaasi ei olnud, millel oli klaas katki. Ehk siis ma liimin selle klaasi siia külge ja on jälle terve lamp olemas. Juhtmemajandus on mul siin katusel. Et see on siis A6C4 aku juhtmepunt. Et see peaks olema piisavalt pikk, et ta ulatab mul sealt tagant siia ette kas siis kaitsmakarbi alla või kui hästi läheb, siis ulatab sinna ette paisupaagini. Et siis ma saaks teha siia arukarbi, kust siis liidaks kokku siit kenekale ja starterile mineva juhtmega. See kolmas peenem juhe, mis tagasi läheb, on see, mis läheb omakorda siis kaitsmakarpi. Paisupaagi süsteemi tegin ka natuke ümber. Siin oli muidu siuke metallist toru vahel, see jäi kuidagi töllerdama. Nüüd siis paisupaagist tuleb siin eraldi ongi kummivolla. Siit edasi läheb ka kummivolla, praegu on punn otsas. Põhimõtteliselt need ajan liitega kokku siit. Ulatavad tegelikult üksteisele ilusti, lihtsalt sõrmedega on praegu keeruline. Et siit oma vahel kokku 2 klambrit ja tehtud. Kuid jah, siin kohal siis täna sellega lõpetaks. Järgmiseks korraks varun juppe juurde, et esistanget teha. Sinna need metallnurgikud sisse klaasriidega ehitada. Tagastanget
sellele ma sain nüüd kinnitused nüüd ära liimida, need on seal küljes kinni. Järgmiseks võib selle tala juba stangi külge tagasi liimida. Kuid lisaks sellele, et me nüüd sinist peale unustanud, oleme võtnud käsile uuesti oma alliauto ja sellest jääb siia lõpetuseks üks väike tiiser.